Miks valisid just Astangu keskuse? Astangu keskusest ma teadsin põhikooli lõpupoole juba, kuna mõned põhikoolikaaslased olid sinna edasi läinud ja ausalt öeldes Astangu oli ka ainuke kool, mis pakkus seda eriala, mis mind kõnetas, et just see tarkvaraarenduse pool oli hästi-hästi põnev. Kas läksid peale Astangu keskust kuhugi edasi õppima? Jah, ma läksin sealt otse ülikooli edasi, bakalaureust Tallinna Ülikooli edasi õppima, ka nii-öelda IT-informaatika eriala. Mis sul on koolidel kõige rohkem meelde jäänud? Astangu perioodist kindlasti jäi meelde see, et sõpradega vaatasime ühikas droonide mängu kõige uuemaid episoode, kui need välja tulid, hästi põnev. Vahest jäime tundi selle pärast hiljaks, nii et vabandust klassijuhatajana, aga muidu oli jumala põnev õppekava, see, mis meelde jäi, sest mis tegi selle huvitavaks, oli see, et erialaainetes olid omale spetsialistid ja nad tõesti ka nagu tekitasid endas seda kirge kui sellist. Kus sa praegu töötad? Praegu ma töötan Riigi Infosüsteemi Ametis, olles X-te tootejuht ja siia ma sattusin ka tänu Astangu praktikale. Mis oli kõige keerulisem hetk Astangust minna tööle? Kõige keerulisem, seda on raske öelda. Kõige keerulisem Astangul kindlasti oli esiteks praktikakoha leidmine. See oli suur väljakutse, kuna tuli konkureerida ju ka nende ülikooli enda tudengitega, kes samamoodi oma õppeainete raames otsisid praktikakohti. Aga ma ei tea, ma arvan, et Astangu endis piisavalt hea erialalise ettevalmistuse, et ma ei mäletagi, et oleks otsest nagu mingit keerukuskohta tekkinud. Mis sulle sinu praeguse töö juures kõige rohkem meeldib? Väga palju asju. Praeguse töö puhul on hästi kihvt kollektiiv, nii otseselt osakonnas kui ka majaüleselt. Pluss ameti poolest tootejuhina mulle meeldib see, et need väljakutsed, millega igapäevaselt tegeleda, on nii varieeruvad ja seinast seina, et ei ole igav hakanud peale 8 aastat. Kuidas õpitu on sind praeguses töös aidanud? Õpitu aitas mul praktika jooksul silma torgata. Selles mõttes, et ilmselgelt Astangul õpitu põhjal ma sain praktikal antud ülesanmetega hakkama, aga puhtalt ka see motivatsioon, mis sealt nagu kaasa anti või sain, aitas nii-öelda praktika juhendajale silma torgata siis, kui nad otsisid täiendavat meeskonnaliiget. Mida sulle koolis ei õpetatud, aga on tööl vaja läinud? Ma arvan, et rohkem selliseid pehmeid väärtusi, et kool andis väga hea erialalise ettevalmistuse kindlasti, aga kindlasti elu jooksul olen õppinud ka nii-öelda rohkem introverdina võib-olla inimestega koos töötama, et kuidas nii-öelda, päeva lõpuks me kõik töötame mingi asja realiseerimise, mingi ühise eesmärgi saavutamise nimel, et kindlasti seda mõista siis olla ikka lahendustele orienteeritud ja nii-öelda, kui mingi probleem tekib, siis just keskenduda, kuidas seda lahendada. Mida soovitaksid tänastele õppijatele, et nad leiaksid tulevikus tööd ja saaksid paremini hakkama? Peale hakkamist. Selles mõttes, et üks asi, muidugi on töö otsimisel need nii-öelda oskuste filtrid ja kriteeriumid, aga olles ise ka värbamisega, kandidaatide intervjueerimisega tegelenud, siis hästi palju oleneb isiksusest, kuidas sa suhtud väljakutsetesse, kas sa näed neid kui probleemidena, kas sa näed neid võimalustena midagi teostada, midagi lahendada, et just see ma ei tea, initsiatiivikus ja positiivne suhtumine on hästi-hästi vajalik. Aitäh! Absoluutselt.